Hei, täna siin Sunmura siis paneme kokku Ameerika Ühendriikide teise maailmasõja aegse selle Pershing tanki. Et paneme siis selle kokku ja siis pärast räägime võib-olla natuke sellest ka, et mis nende funktsioonid on ja ka selle ajalugu võib-olla natukene. Hakkab pihta. Nii, ja siis selline meil see Pershing saigi, et mind jätkuvalt üllatab, kui hästi need disainerid suudavad selle päris asja kuju nagu välja tuua. Et kasutades kas mingi paari klotsi isegi, annab nii palju seda nagu efekti edasi igalt küljelt. Ja lülitame selle siin kohe sisse ka. Et siit alt on see nupuke. Juba vist lülitasime võib hoopis välja. Et ma tõenäoliselt mikrofonist võib kuulda ka, et seal on mootorjälid ka, et see on väike selline kõla ka sees. Ja see on selline pult ka kaasas, et saab sõita edasi, tagasi. Siis käib selle, muidugi see tankitorn käib ringi. Siis on, muidugi saab keerata ja lasta. Ja siis on ka selline automaatfunktsioon, et kui sa vaatad siia nupu peale, siis ta sõidab natuke nagu ise ringi, vaatab ringi. Ma juba sõitis praegu kaadrist välja, aga minu meelest väga lahedasti disainitud ja läbi mõeldud kogu see disain. Mis mulle meeldib väga, on need väiksed detailid ka, mis on siia nagu neile peale mõeldud, et näiteks siin on see lisaroomikud, et kui peaks juhtuma, et kuskil läheb nagu, sõjas läheb mingi katki roomik, et siis on kohe nagu asendus need ribad olemas. Ja siin üle on siis see M2 Browning täitsa ilusti olemas ja siit eest on ka, sellel tankil on kogu sellised eriklotsid ka. Näiteks selle toru ja siis M1919 Browningu üks on siin ja teine on siis siin üleval. Et siin on päris palju on selliseid eriliselt nagu võib-olla just nende tankide jaoks disainitud klotse, mis mulle väga meeldib. Näiteks siit ülevalt on ka see luugi gaas on ka selline väikse selline käepidemega ja siit alt muidugi, kui ma nüüd lülitan sisse, ma saa torusid keerata. Et siin on sellised juhi ja selle luugid ka täitsa olemas. Et tegelikult ei peagi ainult seda pulti kasutama, et selle jaoks on nagu äpp ka olemas. Et kui sa ei taha patareisid kogu aeg vahetada või naadirvärki, et siis seda saab täitsa lihtsalt telefonis ka juhtida. Et seal on see karbi ka siia, et see on selline QR-koodiga äpp, see mis siit ja siis sellega lihtsalt installidki endale selle äppi ja siis saad sealt seda mõnusalt seda tanki juhtida, tulistada ja kõike värki. Et siin need roomikud ka, mis siin all on, need on siis ka nagu ükshaaval kokku pandud. Et instruktsioonides on ühe külje kohta, see on 83, aga see ei ole see, et laod ühe külje siis valmis, et loed välja kõik. 1, 2, 3. Et siin on külje peal on 4 tükki, aga on ka varuks paar. Et siis peab ikka mõlemad küljed ükshaaval läbi lugema. Ja mis ma vaatasin ka, et tegelikult 82 nagu mulle sobis paremini, et ta on siis tsipa nagu rohkem pingul, et ta 83-ga minu meelest ei keeranud nii hästi. Ja siit tagant ka on üks asi, mis ma vaatasin, et need hammasrattad, mis ajavad seda roomikuid ringi, et siia välisküljele tegelikult oleks hea, kui saaks ka panna sellise mingi jublaka, et see hammasratas tahab siit suure sõiduga tahab natuke ära tulla või lahti tulla, et oleks hea, kui siia panna ka mingi selline väike jublakas vastu,
kui on, ja nagu ikka on, et kui on sellise disain, kus on mõlemad külge nagu peegelpildis, et siis on siin päris palju sellist ehitamist, et ehitad ühe poole, siis ehitad teise poole, et aga see on, minu jaoks oli ka nagu ikka, et see on väga huvitav, et mõtled, okei, kuhu see detail nagu täpselt läheb, milline ta ilme siis lõpuks välja tuleb. Ja siia torn, see käib meil väga lihtsalt niimoodi ära ka, et see on ka päris selline mõnusa raskusega, et siin on päris korralikult neid klotse sees. Ja ma arvan, et see raskus tuleb ka kasuks selle torni nagu keeramisel, et ta ei lähe nagu liiga kiiresti, kui sa sellest puldist paned, et muidu ta oleks juba hüppaksid niimoodi väga, et aga see on mõnusalt nagu raske. Nagu tankil ikka olema peab, et on selline mõnus selline turvis. Et kui on lisaküsimusi, tehnilisi küsimusi selle kohta, siis neid võib meile sinna kommentaaridesse ka panna, et ma hea meelega vastan, sest ise ma ei oskagi kõigega, nii pikk oli see protsess, et see on nagu minu jaoks juba selline too-puhu, aga et kuskil, ma ei tea, siin kuskil üleval nurgas vist on nüüd olemas ka see, et kui pikalt mul see ehitamine läks. Et nagu Malt Kingiga loomane, mis mulle väga meeldib, on see, et karp on täitsa täis tuubitud. Et siin ei ole nagu tühja ruumi sees, et see on ja see on mõnusalt raske ka see karp, et see on Et siin üleval on siis ka meil mõõdud, et see pikkus meil ongi nüüd siit sabast kuni siis selle toru otsani ongi siis meil 37,7 sentimeetrit. Ja kõrgus on siis 14 ja laius on siis 14,1 sentimeetrit. Et see on ikka päris selline mõnusa suurusega, et minul kuskil see tankikeha on kuskil käevarre pikkune, et see on mõnusa suurusega. Et päris tanki pikkus oli siis 8,6 meetrit, et kui see on siis 37,7 sentimeetrit, siis on mis üks, milleleski ma ei oskagi öelda. Igastahes see on väiksem kui päris. Väiksem kui päris tank, et mahub ilusti lauale ära. Siin on muidugi taga ka sellised mõnusad natuke juttu selle tanki ja selle ajaloo kohta. Et ta tõigi siis M4 Shermani asendajaks. Või mis kas nüüd asendajaks, aga oli vaja sellist natuke edasiarendus põhimõtteliselt. Mitte päris edasiarendus, aga nagu siis M4 oli siis väiksema selle suurtükiga 75 mm läbimõõduga, see Pershing ongi siis 90-sega, et mis oligi see Ardennide vastupanus, siis sai tunda, et ei ole piisav see Sherman võib-olla. Aga mõlemat siis kasutati edasi, et olid oma sellised väiksed rollid. Nii, siis tuleb selline kleepsuleht kaasa ja siis ongi siit võtad selle kleepsu küljest ära. Ja ma panin seda niimoodi ilusti paigutada siia, et ta teisega nagu enam ühtiks, et sellega ongi selline värk, et kui ta sa juba ära kleebid, et siis sa teda nagu enam väga lahti ei saa. Okei, ma pean seda natuke tanki keerama, et ta nii. Ja siis ma kasutan mingit teist plastitükki, et seda siia nagu üle käia, et ta saaks ikka korralikult kõik kleebitud. Ja siis võtad selle kile siit ja aeglaselt tuled sellega nagu ülesse ja siis ta nagu jääb selline väga uhke. Et mis mulle siis tegelikult nagu meelehärmi põhjustas oli see, et ma vaatasin sain 120. sammus sümarnüpp, et läheb siia külge, panin sinna siia ülesse, nurka panin ära ja siis vaatasin, need kohe nagu kuidagi ei kattu, et hakkab siit asi üle ulatama või on mingi koht sealt nagu liiga eenduv. Aga ei, et see läks hoopis siia alla. Et siin on päris mitmeid kohti, kus instruktsiooni peab väga nagu täpselt jälgima. Aga muidu on väga nagu hästi kõik ära seletatud, et kui on midagi peegelpildis, siis on alati nagu teisest küljest ka nagu võetud. Kui sa ei pea tegema nagu ühte detaili nagu 2 korda täpselt samamoodi, siis on ikkagi peegelpildis ka näidatud nagu näiteks siin.
teine asi, millega ma igavesti vaeva nägin, oli kui terve see, mis on see ülemine osa, tuli selle alumise osa peale. Seal oli nagu, et surud ühelt poolt nagu selle kinni, siis ta hakkab teisest otsast lahti. Aga mis mind aitasin, ma hoidsin seda alt seda vastu mootorit ja ma hakkasin vaikselt niimoodi järjest suruma, kuni ma sain siis nagu terve selle korpuse sinna peale või niimoodi, et see oli ikka tükk tegemist. Kui sulle nüüd see komplekt huvi pakkus või tankid üldse huvi pakuvad, siis mine meile sinna sunmura.ee lehele, et seal on hetkel meil siis Pershing täitsa olemas ja on olemas ka Challenger 2, kui on Briti tankide vastu ka huvi, et võib-olla kui mingi hetk on aega, et siis paneme kas selle kokku või tuleb veel mingi tankikomplekte meile, et hoia silma lahti.